tulemast tagasi minu kanalile. Mina olen Liisa ja täna tuleb meil natukene teistsugune video kui tavaliselt. Ma olen siin aprillikuu jooksul sattunud peale väga paljudele toodetele, teenustele, podcastidele, mis on mulle väga muljet avaldanud ja ma mõtlesingi siis neid siin täna teiega YouTube'i vahendusel jagada. Ma olen natukene Instagramis mõnda neist asjadest juba ka jaganud, aga siin saan siis anda võib-olla natukene parema ülevaate. Kuna mul neid asju on siin videos üsna mitmeid ja täiesti seinast seina, siis hüppame kohe teemasse sisse ja alustame ilutoodetest. Kõige esimesena siis selline vahva asi nagu Pixi Brightening Perfector. Seda ma nüüd näitasin teile Instagramis ka, sest see tõesti väga-väga meeldis mulle. Olin selle tulemusest hästi šokeeritud ja Pixi on siis mulle juba aastaid tegelikult oma PR-pakke saatnud ja ma olen sealt väga-väga palju häid avastusi teinud, aga see Brightening Perfector jõudis just kuidagi õigel ajal minuni, sest et suvi on tulemas ja tegu on siis tegelikult lihtsalt näokreemiga, mis on toonitud, aga see toon avaldub alles siis, kui sa selle oma näole kannad, ehk siis ta nii-öelda võtab selle sinu näo tooni ja lihtsalt kergelt ühtlustab su näonaha ära. Ta ei kata mingeid värvierisusi või punnikesi või midagi sellist, aga lihtsalt ta ühtlustab kergelt selle näonaha tooni ära ja samal ajal siis ka niisutab. Nii et sellisteks päevadeks, kui sa ei taha panna näiteks jumestuskreemi või isegi BB-kreemi, siis ma arvan, et see on ülihea lahendus ja eriti just suvel. Teise ilutootena on mul siin selline Madara huuleläige, mis on siis Madara Glossy Venom huuleläige toonis 71. See on mul täiesti tühjaks kraabitud, nagu siit näha on. Ma täna veel siit mingid väiksed viimased jäägid sain huulele kanda ja ma panin selle siia videosse siis sellepärast, et ilmselgelt ma ei ole seda aprillikuuga tühjaks kasutanud, et ikka pisut pikema ajaga. Ta on olnud mu täielik go-to huuleläige juba viimased mitu kuud ja minu meelest on nii raske leida nagu head huuleläiget, kui sa otsid lihtsalt sellist läbipaistvat nagu glossi, mida siis panna kas huulepliiatsi peale või mingi muu huuletooni peale, et ta ise nagu ei hakkaks su seda huulepigmenti nagu kuidagi toonima. Et ühesõnaga see 71 toon oli siuke hästi tagasihoidlik, pigem andiski lihtsalt sellist kerget sädelust ja ta ei jää siuke nagu kleepuv, vaid hästi selline mõnus ja siidine jääb huule peal. Ta lõhn on veits nagu harjumatu, minu meelest ta lõhnab veits nagu mingi donut või midagi sellist või sõõrik. aga samas ta ei häiri ja seda huuleläiget ma tõesti väga soovitan, kui sa oled sellise neutraalse huulelõike otsingul. Liigume edasi selliste pigem hooldustoodete juurde ja esimesena ongi mul siin siis X-Lash lipsme seerum. Selle ma sain taas kord ühest PR-pakist juba mõni aeg tagasi ja hakkasin siis kasutama peale seda, kui võtsin lipsmepikendused mõneks ajaks maha ja mõtlesin, siis proovin seda, et äkki natuke aitab lipsmekesi ja kuskil 1,5 kuu peale, kui ma teda kasutasin, kindlasti mitte iga päev, isegi võib-olla mitte üle päeva, täiesti nagu kuidas kunagi panin ripsmete peale. Mu ripsmed kasvasid lihtsalt mega pikaks. Ma olen kuulnud ka kusjuures juhtumeid, kus see ei toimi. Ma ei tea, miks ta võib-olla mõnele inimesele ei sobi, aga minule ta kindlalt toimis, sest et niisama mu ripsmed ei kasva lampi kogu aeg pikaks. Minu meelest sellest tootest jätkub ülikauaks, sest ma kuulen siin sees on mega palju seda vedelikku veel. Seega ma kindlasti siin enne suve kasutan seda veel uuesti. Kui me siin juba ripsmetest rääkisime, siis ma tahan kindlasti ära mainida ka sellise asja nagu kulmude lamineerimine, mida ma siis esimest korda ka aprillikuus proovisin ja ülipalju muidugi olin seda Instagramis ja YouTube'is igal pool näinud, et kõik teevad seda ja mul on üldiselt hästi hele kulmu ja ripsmekarv. Muidu ma olen siis lihtsalt lasknud kulme kitkuda ja natuke värvida, ja nüüd, kui ma käisin siis kulmude lamineerimises, mina käisin Meriel Bergi juures seda tegemas, ta lamineeris ja värvis mu kulmud ja samuti ka siis tegi ripsmetele seda koolutamist ja värvimist, lash lifti ja värvimist. Ütleme, et ripsmetel oli ülisuur vahe sellest, et kui nad juba ära värvida selle keemilise värviga, nad on nagu täiesti teistsugused võrreldes sellega, kui nad muidu on lihtsalt valged, siis neid pole nagu näha, Aga täiesti ekstreemne tulemus minu jaoks oli kulmude lamineerimisel ja värvimisel. Tänaseks on mul möödas 4 nädalat
ja siiamaani ma saan täiesti vabalt kulme üles kammida. Kulmude lamineerimine siis ongi põhimõtteliselt see, et ta muudab seda kulmukarva struktuuri nagu juustel umbes keemiline lokk, et muudab seda struktuuri ja sa saad siis selle karvaga teha ükskõik, mida sa tahad. Siiamaani nad ülihästi püsivad. See toon on küll natukene juba pleekinud, sest me tulime just ka tagasi Soojamaa reisilt, nii et see niikuinii pleegitab seda karva veits, aga väga huvitav on see, et 4 nädalat on möödas ja muidu mul kulmuvärv kunagi nii kaua ei püsinud. Ta püsis, ütleme, mingi 2 nädalat maksimaalselt ja kindlasti on siin ülisuur roll ka selles, et nad on lamineeritud, ma saan neid sättida täpselt nii, nagu ma tahan ja see värviefekt tuleb siiamaani ülihästi välja. Nii et see on ka kindlasti asi, mida ma enne suve uuesti teen. Ta peakski mingi 5-6 nädalat vist püsima niimoodi täiesti laadnalt, et sa ei pea selle pärast muretsema. Väga soovitan proovida, kui sinu jaoks kulmude iga hommikune värvimine ja sättimine on tüütu. Järgmisena liigume edasi sellise toote juurde nagu Babé Laboratorios micellaarõli. Mul oli siin mõni aeg tagasi koostöö Apotheka apteekidega ja sain siis valida nende apteeki kosmeetika hulgast endale hunniku põnevaid asju katsetamiseks. Ja üks toode nüüd peale seda katsetamist on mulle eriti meeldima hakanud ja selleks on siis micellaarõli. Muidu ma kasutasin igal õhtul meigi mahavõtmiseks ja näo puhastamiseks ka micellaarvett ja silmadele siis mingit veekindla ripsmeduši eemaldus, mingit õlitoodet on ju, sest ma kasutan iga päev veekindlat ripsmeduši. Aga see micellaarõli on 2 ühes toode, sellepärast et see võtab maha nii veekindla ripsmeduši kui ka siis puhastab su näo ära. Kusjuures väga paljusid micellaartooteid soovitatakse pärast selle kasutamist ikkagi näo pealt maha loputada, aga sellel oli siis spetsiaalselt kirjas, et seda ei pea näolt maha loputama ja kuna ta on õlitoode, siis ta juba tegelikult ka nagu annab näole sellise paraja nagu niisutuse enne ööund, ehk siis kui ma olen seda kasutanud, siis ma ei ole isegi pidanud ühtegi kreemi enam õhtul peale panema. Täiesti super avastus minu jaoks. Edasi liigume juuste juurde ja selle ma taaskord sain juba mitmeid kuid tagasi PR pakist, see on siis Tangle Teaser Everyday Detangling Cream Spray. Mina arvasin, et selliseid asju tehakse ainult lastele, sest ma ei ole näinud täiskasvanutel sellist toodet ja oi, kuidas ma sellist toodet endale igatsesin. Tegemist on siis põhimõtteliselt pusaspreiga, mis sa saad peale pesu juustesse panna ja kui sul on värvitud või kuidagi moodi töödeldud juuksed, siis see on minu meelest suhteliselt paratamatu, et peale pesu šampoonitad, balsamitad, maskitad, mida iganes, aga ikkagi nad on sellised parajalt nagu takused on ju ja juukseõli ma loodan, et kõik kasutavad, seda sa paned ju niikuinii on ju, aga kogu see ülejäänud juus, mis on siin takuse taha kammimist, siis see on lihtsalt imetegija. Ma panen seda ise tavaliselt mingi 5 nagu pumbatäit, niimoodi. Niimoodi saad juuksed lahti kammida ja see on lihtsalt nii super. Seega, kui sul on mure oma juuste kammimisega peale pesu, siis see võib sind aidata. Liigume edasi küünte juurde. Ma olen siin nüüd viimased vähemalt kuu ja ilmselt ka natuke peale kasutanud sükest asja nagu polüakrüülkeel. Ja tegemist on siis põhimõtteliselt küünele ehitamise keeliga, et teha endale keelküüsi. Tegemist on tegelikult professionaalseks kasutamiseks mõeldud tootega ja mina ostsin selle siis Trade House'ist endale kogu selle komplekti. See koosneb ilgest hunnikust erinevatest toodetest, et seda õigesti teha ja et see polüakrüül ilusti su küüne peal püsiks ja ei kahjustaks su küüneplaati. Mina olen õppinud nüüdseks äkki mingi 13-14 aastat tagasi tegelikult küünetehnikuks, aga muidugi on need kõik tehnikad ja vahendid selle ajaga ülipalju muutunud, aga mul on olemas mingisugune baasteadmine ikkagi sellest küüne modelleerimisest ja nii edasi. Et tõepoolest sellepärast ongi toodete juures kirjas, et need on mõeldud professionaalidele, et toodete valesti kasutamisel sa võid kahjustada küüneplaati, võib tekkida infektsioon, mida iganes, ehk siis ole hästi ettevaatlik. Aga minu jaoks on see olnud täielik go-to toode juba nüüd tükk aega. Temaga saab teha ikka küüneplaadile sellise korraliku nagu kõva keelikihi ja siia peale ma siis kannan Nails by Nature'i keellakke. Mu enda küüneplaat on väga kehv
ja ta nagu lihtsalt mitte ei murdunud, vaid ta reaalselt nagu murdus mingi igatepidi ja mõranes ja sellist tajas mind kohutavalt närvi, nii et ma otsisin endale mingit lahendust, et küünele natuke sellist tugevamat katet anda. Ja see polüakrüül ülihästi sobis mulle selle jaoks. Ta on parajalt harjutamist vaja. See ei ole üldse nii lihtne, kui võib kuskilt õpetusvideotest tunduda ja kindlasti peab sul olema korralikult tahet nikerdada. Järgmisena liigume ühe lastetoote juurde, milleks on laste päiksekaitsekreem. Selle ma sain siis Linea Mamma Baby pakist. See on mul tühi tegelikult juba, kuna me käisime just reisil, siis see kulus meil suht kiiret, sest selle kasutaja mugavus oli nii hea, et mitte ainult Nikolas ei saanud seda kasutada, vaid reaalselt kõik olid mingi ka täiskasvanud kasutasid seda ja kiitsid. Ja mul ei ole varem sellise aplikaatoriga laste päiksekaitsekreemi olnud, sellise sprei otsaga, mis on laste puhul lihtsalt super abimees. Me kõik teame, kui sa oled lapsega rannas, siis hakkad tuubist kreemi laskma, pead seda talle sisse määrima, ta ei taha, siis kõik on liivane ja bla bla bla, eks. Aga siit sa lihtsalt spreitad selle lapsele peale ja põhimõtteliselt sa ei pea isegi seda sisse hõõruma, lastekreem lihtsalt jääbki selle spreina tema peale. Ja samamoodi oli seda endale ülimõnus päiksepõletused peale juba lasta. Nii et see kulus meil suhteliselt kiiret. Kuna suvi on tulemas, siis ma soovitan väga sellise aplikaatoriga päiksekaitsekreeme. Ja minu tänase video viimane soovitus on üks podcast ja see soovitus kõnetab kindlasti eriti neid inimesi, kes armastavad The Office'i sarja, mis on minu läbi aegade kõige lemmikum sari ja tegemist ongi siis The Office Ladies podcastiga, mida veavad Angela Kinsey ja Jenna Fisher ehk siis The Office'is tuntud kui Angela ja Pam. Ma arvan, me kõik teame seda tunnet, kui sa leiad endale mingi lemmiksarja, sa lihtsalt binge-watchid seda ja siis see saab läbi. Ja see saab läbi ja kui sellel ei ole ühtegi hooaega enam tulemas, see on lihtsalt südant lõhestav. Ja kui ma avastasin nüüd aprillikuus selle Office Ladies podcasti, ma olin lihtsalt... Ma olen küll The Office'it vaadanud nüüd juba mingi 7 korda ja ta on meil praegu uuesti pooleli, hakkab varsti juba lõpule lähenema, aga see podcast on lihtsalt mu igapäevane kaaslane olnud, kas jalutamas või joostes ja ma lihtsalt tahan nii väga juba minna jälle välja jooksma, et ma saaksin jälle seda podcasti kuulata. See on lihtsalt parim tunne, kui sa enda jaoks midagi sellist leiad. Olgu see siis mingi raamat või mingi podcast või mida iganes, mida sa kuulata tahad. Aga ma loodan, et kui siin on mõni The Office'i fänn, siis sa lähed ja kuulad seda. Tegemist on siis sellise podcastiga, kus Angela ja Jenna võtavad iga osa üksipulgi läbi, räägivad erinevaid fakte, mis toimusid stseenide taga, kuidas mingid asjad on välja kujunenud, nendest näitlejatest räägivad erinevaid põnevaid lugusid ja neil käivad siis seal külalissaatejuhid, kes on ise olnud kas mingi stsenaristid või need näitlejad või kes iganes. Igatahes see on nagu puhas kuld lihtsalt ühe sarja fänni jaoks. Seega ma väga soovitan sul seda podcasti kuulata, kui sulle The Office meeldib. Mulle tundub, et ma jõudsingi oma aprilli soovitustega siinkohal ühele poole. Kui sa oled midagi nendest asjadest ka ise proovinud, siis anna mulle siin all kommentaarides teada, kas see meeldis sulle või äkki üldse ei meeldinud. Ma väga huviga loeks teie kogemusi samuti. Tänaseks ongi aga minu poolt kõik. Aitäh, et vaatasid ja näeme varsti jälle järgmises videos. Tšau!